Paljud väärt asjad meie elus ei ole enesest mõistetavad. Näiteks see, et kellegi streikivat südant on võimalik taas tööle turgutada. Või see, et saame põldudelt noppida prisket ja toitainerikas saaki. Või seegi, et meie arvutisüsteemid eesotsas e-riigiga on turvalised. Täna siin Kadriorus noore teadlase preemia pälvinud 3 meest on tegelikult enda karjääriteel alles alguses, aga nemad on juba praegu silma paistnud. Ma ise ka veel ei tea, mida ma täpselt tunnen. Ma arvan, et see on väga hea tunnustus, eriti minu erialale, et nagu riigi poolt ka hoolitakse turvalisusest, küberturvalisusest, krüptograafiast, et see on nagu väga meeldib. Noore teadlase preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuste või ülikoolide juures. No minul tegelikult meeldib matemaatika. See on nagu minu huviala ja vahest naljaga öeldakse, et krüptograafid on nagu läbikukkunud matemaatikud. Nad tahtsid saada matemaatikuks, aga mingil põhjusel elus nad hakkasid krüptograafiat tegema. Minule ka väga meeldib see tehniline pool, aga samas sellel on nagu lahe praktiline rakendus ka. Noore teadlase preemia pälvis Silver Heinsaar, kes tegeleb mehaanilise vereringe masinaga, mis aitab inimest siis, kui tema enda süda on nii haige, et see ise enam lüüa ei jaksa. See masin päästab 1000 elusid aastas. Mis on siis see, mis paneb teil töö juures silma särama? Innovatsioon selles mõttes, et kui ikkagi teeme midagi, mida varem pole tehtud, muidugi see ka, kui ikkagi näed, et sa oled inimese jaoks midagi elus suurt ära teinud, innovatsioon ja teiste inimeste rõõm. Silver Heinsaare karjäär viis ta mitmeks aastaks ka Austraaliasse, kuid nüüd on mees kodumaal tagasi. Muidugi sotsiaalses mõttes oli väga, väga huvitav selline kogemus, aga ka teaduse mõttes, et ma sain Austraaliasse, mis ma sain sealt, ma sain kindlasti suures teadusgrupis töötades aru, kuidas üldse see know-how on teadus, kuidas asju ära teha. Aga ma sain ka sellest aru, et tegelikult need inimesed, kes teadust teevad nii Eestis kui ka igal pool mujal, on samasugused. Meil on igasugune kompetents siin olemas, mida meil teinekord ei ole piisavalt palju, meil ei ole eneseusku lihtsalt piisavalt palju, meil ei ole motivatsiooni, me arvame, et võib-olla me olemegi nii väiksed, me ei saagi palju asju ära teha. Noore keskkonnateadlase preemia pälvis mulla elustiku-uurija Tanel Vahter. Tema teadus viib teda iga ilmaga sõna otseses mõttes põllule. Mehe karjäärivalik aga oli mitme asja kokkusattumus. Tegelikult need asjad, mis mind lõpuks sinna viisid, olid üsna pisikesed sellised hetked, kus pidi haarama võimalusest kinni, olema julge ja see tegelikult tagasi vaadates võib muuta inimese elu päris palju. Et tõesti sellised väikesed ekskursioon siin või seal, kus sa kohtud inimesega, kes räägib sulle millestki põnevalt, see võib noore inimese mõttemaailma päris palju muuta ja mõjutada. Kas siis väiksena olid ka ikkagi käed mullas kogu aeg? No mul on maavanaema, et mingil määral tõesti jah, aga ma arvan, et inimene huvitub sellest, mida ta teab või millest ta teab. Ja mida rohkem uurida ja õppida mingi teema kohta, siis see muutub huvitavaks, isegi kui see seda alguses ei pruugi olla. Presidendi sõnul näitavad need noored teadlased valgust ning juhivad meid uutele radadele. Laureaadid saavad koos tunnustusega ka 7000 € suuruse preemia. Olles ise kunagi teadlane olnud, ikka on tore, kui tunnustus saad. Kuigi tunnustus ju teadlasele tuleb eelkõige läbi selle, kui artikkel võetakse vastu tuntud ja tunnustatud ajakirja või saabub järjekordne grant, et saaks oma teadust jätkata, aga avalikku tunnustust on ka kindlasti vaja ja see näitabki ka laiadele rahvahulkadele, kui oluline teadus on.